rahvakultuuri ja looduslike pühapaikade uurijat Ahto Kaasikut, tere! Tervist! Ja tõesti, ega see, mis on meile rahvana olnud omane, ei ole meid ju täielikult jätnud ka tänapäeval. Ehk kui me räägime sellest vanast muistsest, vanarahva usust, siis väga paljud need tõekspidamised on ju ka tänapäeval alles. Me usume väga sageli, et puudel on elu, puudel on hing. Et see on tõesti nii, et kui me räägime pärandist või räägime ajaloolistest looduslikest pühapaikadest, siis me tegelikult räägime suures osas sellest, mis on praegu veel. Et Eesti rahvakultuur on küll sündinud kunagi ammu unustatud aegadel ja ka looduslikud pühapaigad on leitud, kasutusele võetud ammu, aga nendega seotud traditsioonid on jõudnud sageli tänapäeva ja nendega on seotud selline elav rahvakultuur. Et nõnda siis see ka pärand ja pühapaigad on osa ka tänasest Eesti kultuurist. Et ei ole ainult museaalne väärtus, vaid ka täiesti selline tänane olevikuline väärtus on nendega koos. No inimesed tunnevad sidet ehk kõige rohkem tänapäeval konkreetsete objektidega lähevad parki kõndima või lähevad metsa või on kellelgi mingi konkreetne puu, kus ta tahab istuda ja ütleb, et ma tunnen ennast siin väga hästi. Aga see vana rahvausund oli ju küllaltki lai ja elu kõikehõlmav arusaam, kus siis ma ütleks oli kolmnurk, mille ühes tipus oli loodus kogu oma mitmekülgsusega, siis ühes tipus inimene ja siis kolmandas tipus üleloomulikud nähtused, kõik see vaimuilm, haljad ja vaimud ja muu säärane, mis moodustas kokku terviku. Just nimelt tervik, et meie rahvakultuuris see loodus ja aineline maailm ja vaimne maailm on lahutamatult seotud. Et ei ole niimoodi, et siin on see argine ja kusagil on mingisugune püha, et rändame, et läheme kusagile palverännakule kaugele maale, et kogeda midagi püha. Ei, et see püha ja vaimne mõõd on igal pool, kus inimene elab ja toimetab. Ja et seetõttu siis ka puud näiteks või maastik laiemalt, veekogud on elus ja hingestatud olnud meie rahva jaoks hallidel aegadel, aga täiesti hämmastav, et kui vaatame uuemal ajal tehtud avaliku arvamuse uuringuid, näiteks Tartu Ülikool 2010 ja neid on tehtud ka hiljem, sealt tuleb välja, et väga suur osa eestlastest usub, et puudel või taimedel on hing, nagu inimeselgi. Võib-olla kõik inimesed ei usu hinge, aga suurem osa eestlastest usub ka seda, et loodus ja taimed on hingestatud. Muide, viimase aja teaduslikud uuringud on jõudnud küllaltki sarnastele seisukohtadele. Siin aastal 2015 tuli trükist suurepärane raamat minu meelest Peeter Wollebenilt, Das geheime Leben der Bäume ehk puude salajane elu, kus ta leidis ja tõestas ka oma raamatus, sellest oli järjejutt meil raadios, kuidas puud omavahel suhtlevad. Ja see paneb ju meid mõtlema, et nad on järelikult indiviidid viisil või teisel. Et sellel teemal tuleb järjest uusi uuringuid, millest natukene on jõudnud ka Eestisse, et kuidas puud suhtlevad, kuidas nad on elus, et kuidas neil on mälu isegi. Et olgu see siis suur puu või mõni väiksem taim, et võib mäletada eile või päevi tagasi toimunut. Et uuemad uuringud on seda tõestanud ja et mitte ainult indiviidid, vaid et nad moodustavad võrgustikku, mis suhtleb ja arvestab üksteisega ja toimib koos. Et kui me läheme metsa ja näeme üksikuid puid ja taimi ja olendeid, siis need mingil kombel on ühenduses omavahel. Ja see on teema, mida inimesed alles õpivad tundma, aga tundub, et mida esivanemad vaistlikult või mingisuguse sisemise tarkusega on teadnud juba enne meid. Võib-olla on selles aastasadade ja isegi aastatuhandete pikkune elukogemus. Et enne saadet me ju põgusalt rääkisime, et mida vanemad on need kihistused, seda enam universaalsed nad on, et me võime näha samasuguseid uskumusi, tõekspidamisi maailma väga erinevates kohtades. No tänapäeval me võime uskuda ja arvata vabalt ükskõik mida. Tagajärgi sellel pole peaaegu mingisugused, sest me elame heaolu ühiskonnas. Me oleme hoitud. Võib-olla koheseid tagajärgi ei ole. Koheseid ei ole, jah.
et inimene kui selline indiviid on hoitud, et meil on niivõrd turvaline ühiskond. Aga meie esivanemad elasid ikkagi sellises keskkonnas, kus ellujäämine sõltus suurel määral keskkonna tundmisest ja sellega peente nüansside arvestamisest, et olgu see siis kuu mõju, näiteks kuutarkused või muud nähtamatud muud jõud. Et kui nad ei oleks loodust väga hästi tundnud, loodust arvestanud, siis tõenäoliselt meie rahvas ei oleks jäänud püsima ja ka meie siin täna eesti keeles ei kõneleks. Jah, see põhimõte, et me looduselt ei küsi armuande, vaid neid võtame, see tuli ikkagi natukene hiljem, päris palju hiljem. Ja üheks näiteks on ju see, et inimene mõtleb, et pole probleemi, ma võin ehitada maja, kuhu ma tahan. Ja võib-olla 10 aastat see maja seisab, aga siis tuleb tulovesi ja see maja enam ei seisa seal. Et loodusel on omad teed, kuidas ta talitab, väga pikad teed, aga me oleme ikkagi seal kõrval väga tagasihoidlikud oma kujuteldavas suuruses. Oleme. Ja nüüd see sõltuvus loodusest ja vajadus loodust väga hästi tunda, et see on ühine erinevatele põlistele rahvastele üle maailma. Et teisiti ei ole võimalik üldsegi ju siis selles maailmas ellu jääda, vähemasti ühel põlisrahval. Kujutate ette, eks ole, et aeg, kui kõik eluks vajalik, söök, jook, kehakatted, tööriistad, peavarjud, sõjariistad, kõik, mida inimene vajas, tuli oma kätega luua ja siis koostöös keskkonnaga. No vanarahvas ütles, et metsast saab kõike peale ratta, vankriratta, kuigi ka see pandi tükkidest kokku. Lõpuks saadi ka see metsast. Ja. No ja, et siin sama stuudios on istunud Toomas ja Tarmo Urb, kellega me rääkisime indiaanlastest Põhja-Ameerikas ja tuli jutuks seegi, et eestlased on nagu Euroopa indiaanlased selles mõttes, et meil on päris palju alles seda vana loodustunnetust, mis on üsna sarnane Põhja-Ameerika indiaanlastega, mida Urbid kinnitasid, kes on toonud neid Põhja-Ameerika indiaanlasi siia meile indiaanilaagritesse Eestisse. On ja sealt indiaanilaagritest on eestlasi jõudnud ka omakorda looduslike pühapaikade ja oma pärandi juurde, sest need indiaanitargad on öelnud ja küsinud, et kus on siis teie sarnane pärand. Ja tegelikult me võime öelda ka teistpidi, et indiaanlased on Ameerika maarahvas. Meie, eks ole, eestlased, kui põlisrahvas oleme maarahvas ja indiaanlased on siis maarahvas seal. Et me oleme kõik põlised ja omal kombel, omas keskkonnas õppinud toime tulema, loonud oma kultuuri, oma elulaadi, eluviisid. Ja põnev on nüüd siis see, et mida vanem neib olevat mingisugune kultuuri osis, näiteks tava või võtame ka looduslikud pühapaigad, siis mida vanem, seda laiemalt on see levinud. Kas või meie looduslike pühapaikade üks selline äärepealne nähtus nagu liukivid. Me kunagi arvasime, et see on selline Eesti Nokia, et see on ainult Eestis olemas. Ütleme vaatajale, mis see on? Liukivi on üks looduslik rändrahn, mis on sobivalt kalduspinnaga ja kus meie esivanemad on liugu lasknud eri põhjusel ja millel kohati ka praegu lastakse liugu. Ja et üks põhjus on siis, et lapse saamise õnne tagamine, et lapsi sünniks. Ning nüüd me teame, et selliseid liukive on mujal Euroopas, on meie naaberrahvastel, kaugematel, on Aasias, on Ameerikas, on Aafrikas. Et see nähtus kui selline on tõenäoliselt 10 000 aastaid vana. Ja nii, et puudest me rääkisime, aga teine väga oluline objektide klass looduses on kivid. Meil on ju ohvrikivid, väga tuntud suurus. Ja kivi on selles mõttes tore asi, et ta on üsna püsivajas. Et Eesti pühad kivid, et osadel on viidud ja hande või nagu öeldakse ohvreid, aga osad on ka siis peamiselt ravimiseks kasutatud või palvetamiseks kasutatud või lapse saamisõnne jaoks, nagu need liukivid või titekivid meie põhjarannikul. Et need on valdavalt rändkivid ja tõenäoliselt kõige vanemad ainelised objektid meie käega katsutavas keskkonnas. Geoloogid väidavad, et
see kivim on siis sealt maa põuest üles tulvanud ligi 2 miljardit aastat tagasi ja hangunud ja hiljem siis jääajal jõudnud rändrahnudena meie maale. Jah, kuni siis see taganev jääkilp läks ja kivid jäid. Ja osa nendest kividest on juba looduslikult huvitava kujuga, aga mõnda on siis vanarahvas natukene kaasa aidanud, tehes sinna need ohverdamise lohud. Aga mõnel kivil olid tegelikult need juba enne olemas. Ma olen ise leidnud ühe niisuguse kivi, mis on krobeline nagu kärnkonn, mida kindlasti inimene pole teinud, vaid see on aja jooksul selliseks muutunud. On erinevad kivimid koos ja siis vee ja ilmastiku mõjul need tekivad erinevad uurded. On olemas ka Hiiu kirnud, Soomes on need eriti rohkesti, kus siis, kui oli veel need jääliustikud, siis langeva vee mõjul lohud kulusid osadesse kividesse sisse. Et selliseid kive on Eestis teada sadu, mida on esivanemad pidanud pühaks ja osadel nendest on tõesti lohud olemas. Väga vähestel on inimeste tehtud lohud. Päris paljudel on looduslikud lohud ja on ka siis sellised, millel üldse mingit lohke ei ole, kuid sellegipoolest esivanemad on näinud nendes mingisugust erilist väge ja kasutanud neid siis pühadeks otstarveteks. Aga lisaks, kui juba need lohukivid tulid jutuks, et Eestis on olemas ka väikeselohulised kivid või lohukivid, kus on keskelt läbi siis 5 sentimeetrit läbimõõduga ja mõne sentimeetri sügavused ümarad, siledapõhjalised lohukesed ja neid on meil 2000 või rohkemgi veel. Päris palju. No Tartu Ülikoolis ja kolleegide abiga omal ajal ja ka praegu olete ju ise kaardistanud neid looduslikke pühapaiku, sest ega nende väga täpset arvu me ei oskagi öelda ja üks asi on nüüd pühapaik, teine on see konkreetne objekt, see piir nende vahel võib-olla on natukene hämar. Pühapaik on hiis, kus on hulk puid, aga pühapaik võib olla ju ka üks konkreetne puu või üks konkreetne ohvrikivi või mis on säilinud meile sellest kunagisest pühapaigast. Aga vahepeal on läinud palju aega mööda, vahepeal on olnud reformatsioon, vennaste koguduse liikumine ja inimesed on võrdunud ja nad on ka unustanud, aga pärimuses midagi ikkagi on alles, midagi on alal ja meil on selles mõttes hästi läinud, et Jakob Hurt, kes algatas pärimuste kogumise, suutis nii-öelda käe peale panna enne kui see teadvus kadus nendest pühapaikadest, et see on meil ka kirjas kirjandusmuuseumis. Nii et seda kõike uurides on võimalik umbkaudselt mingisuguse tulemuseni jõuda, kuigi me ei tea täpset numbrit, aga see number on väga suur. Jakob Hurdal on hindamatud teened meie pärandi ja ka looduslike pühapaikade alase pärandi kogumisel. Aga peale teda on tulnud järgmised Eisenid ja Looritsad ja kes kõik veel. Et kui suur see number siis on, et mida me võime pidada ajalooliseks looduslikuks pühapaigaks. Praegu siis meile kättesaadava andmestiku põhjal, et 5000 ja enam. Nendest hetkel vähem kui pooled on kaardistatud. Me loodame, et umbes sama palju võiks olla veel võimalik kaardile kanda. Et neid on väga palju. Ja mida kauem me oleme neid paiku kaardistanud ja uurinud, seda enam me näeme, et nad asuvad kõikjal, kus meie esivanemad on elanud ja toimetanud, et nad on sama sage ja sama iseenesest mõistetav osa meie pärandmaastikust, nagu on tared või teed või linnused või vanad kalmed. Et nad käivad maarahvaks või eestlaseks olemise juurde, nad käivad Eesti maastiku juurde ja sisustavad, kujundavad ja loovad seda siis läbi meie rahvakultuuri. No ja millest me ka põgusalt enne saate algust rääkisime, olid tapuaiad, et seda pühadust ei olnud alati vaja minna otsima hiide, vaid oli ka väike nurgake igal ühel oma taluaias. No taas, et meie rahvakultuur on eelkõige tarbekultuur, on tehtud asju, millel on otstarve ja mõte. Ka laulul, ka tantsul, ka triibuseelikul on otstarve ja mõte ja samamoodi looduslikel pühapaikadel. Ja lisaks nüüd siis kihelkondlikele või maakondlikele pühapaikadele, lisaks külade pühapaikadele on olnud olemas talude
või perede pühapaigad. Neid on nimetatud erinevalt, näiteks Mulgimaal siis pühakotused, pühaaiad, ohvriaiad, tapuaiad. Tapu tähendab tapp siis humalat selles mulgi keeles, et humalad on kasvanud nende aedade peal sageli. Ja nüüd siis siit koorub välja veel üks meie rahvakultuuri omapära, et ka neid vaimseid praktikaid, ka väga olulisi asju on teinud kogukonna ja perekonna liikmed ise, et ei minda kusagile kaugele maale targa või teise asulasse preestri või vaimuliku juurde, vaid iga pere ema või pere isa on igal õhtul ise viinud sinna oma talu pühapaika andi ja öelnud oma palveid. Näiteks Sangaste kihelkodas Lõuna-Eestis on öeldud, et peremees igal õhtul pani kerikuriided selga, kuue selga, vööle ja võttis siis natukene andi sellest pere õhtusest söögist ja läks oma talu pühapaika. Ja mitte ainult siis neid ande sinna panema, vaid ka kostma ja tänama selle abi eest ja mis kõrgemad jõud või see vaimne maailm talu perele osutab. Neid kohti on läinud kaduma, aga neid kohti on, kuna me ei tea enam neid kohti, kus nad on, ja osa on ka maaparanduse käigus hävinud ja osa on ka hävitatud sihikindlalt nii-öelda konkureerivate ideoloogiate poolt. Aga väga palju on alles. Ja väga palju on nüüd ka välja tulnud ajaloo hämarusest kogu selle uurimise käigus ja mul on hea meel öelda, et Maa-ameti geoportaalis on olemas oma kiht looduslike pühapaikade kaart aastast 2023, kus on ju näha seda, mida me teame, kus need kohad on, teadaolevad kohad on ära kaardistatud. Kas see käis lihtsalt või oli seal ka sellist arusaamist, et no mis me nüüd nagu seda siia juurde paneme, et ärme tee oma elu keeruliseks? See kaart valmis tegelikult juba 2018 ja toona Tartu Ülikooli Pühapaikade Keskus, Hiitemaja ja Eesti säästva metsanduse standardi ehk siis FSC asutus pöördusid Maa-ameti poole ja Maa-ametiga koostöös valmis pühapaikade kaart. See sai olla üleval ainult mõned kuud, kuni metsatööstuse väga terava reaktsiooni ja tugeva surve peale tuli see kaart Maa-ametist maha võtta. Aga Hiitemaja veebilehele jäi ta alles, me täiendasime, täpsustasime, toimetasime teda 5 aastat ja nüüd 23. aastal tõesti poliitilised olud hetkel siis võimaldasid seda, et see kaart läks Maa-ametisse tagasi. Mille poolest need poliitilised olud erinesid tol hetkel aastast 2018, ma ei mäleta. Ma ei ole poliitik ja tõtt öelda mind ka nii väga ei huvita, aga oli tunda, et 18. aastal, et see näiteks siis Keskkonnaministeerium muutus väga vaenulikuks selle kaardi suhtes ja 2023 nad olid täiesti rõõmuga nõus seda tagasi panema. Ja siis 23. aastal me ka sõlmisime Muinsuskaitseametiga koostöö kokkuleppe, et selle kaardi koos toimetamiseks ja seal Maa-ametis avaldamiseks. Et üks riigiasutus tuli veel lisaks selle kaardi tegemise juurde. Ja nüüd minu teada kuskil mujal maailmas sellist pühapaikade riiklikku kaarti ei ole olemas või sellise piirkonna kaarti. Ja see pakub meie rahvale, aga ka asutustele täiesti ainulaadse võimaluse tutvuda sellega, et kus kohas siis need meie rahvapõlised ajaloolised pühapaigad on ja vastutustundlikud maaomanikud saavad võimaluse neid hoida, kui nad soovivad. Inimesed saavad võimaluse neid külastada, uurijad saavad võimaluse uurida. Sellele kaardile paneme ka paigad, mis on hävinud, näiteks ristipuud. Ka tänavu aasta alguses Võrumaal maha raiutud ja täiesti ainulaadne Matsiküla ristikaskede allee, millest pole enam isegi kände alles, aga meie kaardil on ta alles, sest see on ikkagi ajalooline teave, et seal on olnud. Ma selle kohta tahan küsida nüüd nii, et vana rahvas ei pidanud võimalikuks teha
ma mõtlen hooldada või maad kasutada pühapaikades, seal ei olnud karja, sealt ei võetud puitu, seal ei karjutud ega risustatud mitte midagi. Nüüd ometi on nõnda, et me teeme lausa lageraiet ja eelmisel aastal tuli välja selline veebimaterjal nagu rüüstatud pühapaigad, kus on loetletud kogu 645 pühapaika, mis on lagedaks tehtud, lageraiut on tehtud. Nüüd, kas see pühapaik jääb pühapaigaks ka peale seda, kui ta on rüvetatud, kas ta suudab taastuda? See on asi, mille üle ma olen palju mõeldud. Ma olen näinud selliseid paiku väga palju ja see tekitab raskeid tundeid, seda on raske näha, sellel on ka raske mõelda. Aga kuna tegemist on looduslike pühapaikadega, siis on lootust, et mõnekümne aasta pärast või järeltulevad põlved võivad minna sellesse paika ja see on taas looduslikus seisukorras. Et see hävitamine, kui see lageraie on tehtud, teatakse, et see keerukas metsa ökosüsteem, et 2 sajandit ligikaudu kujuneb välja, et ka pühapaikade puhul, et siis peale seda lageraiet, et mõnekümne aastaga me näeme, et sirgub sinna selline metsamoodi asi, aga et kulub 100 või 200 aastat, kuni tekib see keerukas ökosüsteem, mis tegelikult ongi see hiiepaik. Et see vajab aega. Et kas ta on edasi hiis peale seda, kui ta on lagedaks raiutud, siis jah, meie esivanemad on olnud seda meelt, et on küll, et mõisa ajal hakati juba hiiepaiku raiuma ja maha raiutud hiiekoht, kui sinna kasvasid uued puud, siis neid peeti jätkuvalt pühaks või kui oli üks püha puu maha raiutud, siis see, mis tema asemele sirgus, see võis olla ka teisest liigist, et see jätkuvalt on püha. Ja see looduslik pühapaik, et selle mõiste isegi ütleb, et see on paik, et ka hiiepuu on eelkõige paik, püha paik, kus ta kasvab ja kivi on paik, millel ta seisab ja allikas või jõgi on paik, maapind. Aga mis muudab just selle koha pühaks võrreldes mõne muu kohaga? Meie rahvapärimused, siin nüüd võiks vaadata, et mida on rääkinud esivanemad ja mida me ise võime arvata, et rahvapärimused väga vähe räägivad sellest, et miks just see. Aga vahel on öeldud, et hiiepuu on kõndinud oma kohale. Et püha kivi on kukkunud taevast või hiiud on selle visanud. Kaalimeteoriidi puhul see vastab tõele ka. Eks ole. Ja muide, 100 aastat tagasi alles usuti või teadlased uskusid, et tegemist on mudavulkaaniga. Nüüd me teame, et taevakivi. Siis mäed on rännanud paigast teise. Järved on rännanud, jõed, allikad on rännanud. Siin Tallinna lähedal Saula siniallikas näiteks olevat olnud enne Kihonõos, üks selline koht on Kosel ja kuna seda reostati, siis ta tuli ära. Ja pärimuses on palju lugusid, kuidas järv või allikas on solvunud, kui teda reostatakse ja ta lahkub. Ja siin nüüd taas koorub välja ka see, et see paik, et ükskõik milline ta siis on, et ta on ka elus ja hingestatud, tal on oma tahe, teda tuleb hoida puhtana, ei tohi reostada ja kui seda tehakse, et ta siis minevikus vähemasti on läinud ära. Ja seda on jutustatud noorematele ikka ja jälle edasi. Ja see vastab tõele, kui me vaatame, mis on juhtunud Araali merega, mis ongi kogu kuivanud, aga Kasahstan näeb praegu palju vaeva, et teda taastada. Ja midagi sealt tasapisi tuleb ka. Aga ühesõnaga see pühaduse selline taasellu kutsumine on võimalik. Et ta eelkõige taastub ise, et ta on looduslik. Et ta peab olema looduslikus seisus, et inimene võib seal käia, oma tavasid järgida, see on üks pool. Aga teine pool on see, et ta on looduslik ja ainult loodus ise saab ta korda teha. Muidugi, kui inimene on sinna ehitanud või midagi sinna jätnud, mis sinna ei kuulu, prügi näiteks, et siis, või elektripostid maha jätud elektriliidinel, et siis on loomulik, et inimene need kõrvaldab, aga muuga saab hakkama loodus. Aga et miks nad on pühad, et tänapäeval me uurijad juurdleme selle üle kogu aeg ja statistika näitab meile, et neid on igal pool, kus inimene on elanud. Ei ole nii, et Lõuna-Eestis on rohkem ja Põhja-Eestis vähem. Et see võib olla niimoodi, et kus on rohkem kaardistatud, kus on rohkem kaardile pandud.
aga tühjad kohad on eelkõige või kõige enam seal, kus siis asustus on olnud hõredam, Alutaguse kant ja mõned sellised suured sooja metsaalad veel. Aga seal, kus on olnud ajalooline asustus, seal on ka pühad paigad ja veel enam, et nagu rahvapärimus ütleb, et igal külal on oma hiiepaik, et siis me näemegi, et ajalooliste külade lähikonnas poole kilomeetri kaugusel kuni kilomeetri kaugusel see hiiekoht on. See tähendab, et kus siis see kogukond on olnud, seal selles teatud raadiuses on leitud endale sobiv koht, kus koos käia, palvetada, pühi pidada, vahel ka inimesi matta. Ja et nende paikade puhul siis torkab silma, et seal on teatud sellised üleminekud või midagi maastikust toimub, midagi on maastikust teissugust, kas on kaldad, nõlvad, koopad, avanevad allikad, voolavad veed või on siis seisvad veekogud, suured rändrahnud, et seal on looduses midagi erilist ja need on ainult välised tunnused, et võib olla. Ja see on küllagi tõenäoline, et meie esivanemad on näinud veel mingisuguseid omadusi ja vägesid nendes paikades. Ja kindlasti see nii on ja kogemus seda kinnitab või lükkab ümber, et kui Eesti sai Euroopa Liitu aastal 2004, ma istutasin 2 pärna ühel ajal erinevatesse kohtadesse, aga mitte väga kaugele teineteisest. Ja üks on kasvanud üle 2 korruse kõrgeks, 2-korruselise maja kõrguseks ja teine kidus ja kidus ja kidus ja nüüd on hakanud vaikselt kasvama, aga pole järgi jõudnud. Kohtadel on erinev omadus, erinev vägi. Jaa, kui see nüüd puude istutamine tuli jutuks, muidugi, et kohtadel on oma vägi ja ma mäletan, et mitmekümne aasta eest Virumaal Sonda vanametsaülem Aleksander Sinimäe, kes hiljuti just lahkus meie hulgast, Tammealuse hiide tammeistikute istutamisel tuli ja vitsadega määras kohad, kus nad peaksid kasvama. Ja toona, ma olin ise 20-aastane, 20-aastane ja teadmis oli väga palju vähem rahvakultuurist ja oli tunne, et ühe hiiepaiga võiks taastada, kui neid puid istutada. Nüüd me muidugi teame, et see ei ole võimalik. Miks? Sest loodus ise teab, kus mingisugune... Loodus on meist siiski targem selle koha. Pargis ja istanduses veel, et inimene paneb ja arvab, et see on õige koht, aga hiiepaigas ainult loodus ise määrab, et kus ja mis asi ja millal hakkab kasvama ja kasvama jääb. Et on niimoodi jah, et igale puule iga koht ei sobi ja Eesti väliseestlasest vihmametsade uurija vanema põlvkonna mees on öelnud, et põlismaalased korduvalt temaga vesteldes on imestanud, et mis pärast valged puid istutavad. Sest nende meelest ainult mets või loodus teab, kus puu peab kasvama. Et meil hiiepaikades kehtib see edasi. Kogu selle pärandi jäädvustamise ja edasikandmisega tegeleb meil ju ka nüüd Eestis siis organisatsioon, sihtasutus Hiitemaja. Ja ühe väga tänuväärse asjana te korraldate looduslike pühapaikade kuvavõistlust, hiie kuvavõistluse. Kuidas see ametlik nimetus oli tal? Jaa, ta ametlik nimi ongi hiite kuvavõistlus. Hiite kuvavõistlus. Ehk teisisõnu hiite fotovõistlus. Ja see on nüüd toimunud 18 aastat ja ma saan aru, et novembris tavaliselt on see järelduste tegemine, auhindamine. Ma arvan, et me võiksime praegu vaadata paremaid fotosid, mis on žürii poolt välja valitud sellest aastast. Ja nüüd me siis ekraanil neid siin ka näeme järjest ja peab ütlema küll, et muinasjutulised fotod. On ja fotosid on Eestist, see nüüd näiteks on Marimaalt, Soomest, et tegemist on ka rahvusvahelise võistlusega. See toimub eesti, soome ja vene keeles ja ta keskendub eelkõige siis soome, ugri või uurali rahvaste pühapaikadele. Ja vene keel on siis selleks, et meie idapoolsed hõimlasi kaasata. Et kahjuks sealt peaaegu ei tulegi enam, tänavu vist 1 või 2 autorit saatsid veel pilte. Aga nad on ju seal ikkagi olemas, et on meie hõimlased, on meie pühapaigad ja see on meie ühine pärand. Ja tänavu siis jagasime või hindamiskogu, mille esimees on Arne Ader, jagas välja 24 auhinda 22 teemas.
hetkel näiteks Harjumaalt oli üks titekivi siin nüüd on Soomest oli üks pilt. Et selle võistluse kaudu, et me oleme ühtepidi kogunud ja dokumenteerinud meie pühapaikade hetkeseisundit meil ja meie hõimlastel. Teistpidi me oleme harinud inimesi, ma mäletan esimestel aastatel väga palju pidi selgitama, et see väga ilus ja vana tamm ei ole kahjuks looduslik pühapaik, sest selle pühaduse kohta ei ole andmeid või et see kirik ei ole looduslik pühapaik. Ja ta võiks olla, kui ta on Hiies, aga ei ole alati. Muide, neid ehitati mõnikord hiite kohtadele. Ehitati jah, isegi veel 19. sajandi lõpus ja kõige tuntum on ju Kuremäe klooster, mis ongi just nimelt eestlaste venestamiseks ehitatud kohaliku rahva väga pühale Hiiemäele ja mis lisaks veel siis idapoolsete eestlaste teada on Kalevipoja haud. Nii et kui sealt minnakse võtma püha vett, siis võib-olla ta ei ole püha mitte sellepärast, et seal on see uuem kihistus peal, vaid ikkagi me läheme tagasi päris vanade lätete juurde. No Eestis on selliseid pühiallikaid ja kohti, kuhu on kirikud ehitatud või kust kirik on võtnud või võtab siiani vett, et need on päris palju. Ja taas loodus on need loonud, esivanemad on avastanud, et seal on erilised väed või erilised omadused, et miks just nüüd 10,000 allikatest, mis Eestis on, et just need 100 või mõni 1000 on tervendava väega, et see on nüüd selline rahvalik loodusteadus, katse-eksituse meetodil on tehtud kindlaks, et tal on omadused näiteks aidata siis ühe või teise haiguse puhul. Ja et niimoodi on meil olemas siis religiooniüleseid ja ka rahvusvahelisi pühapaiku nagu Kuremäe, Hiiemägi ja veel mõni. Ja meil on ka pühapaiku, mis on kuulunud rannarootslastele või ka vene vanausulistele, et hiljaaegu just Maaülikooli tudengi kaasabil. Ma käin õpetamas ka Maaülikoolis ja Viljandi kultuurikolledžis. Et Maaülikoolist üks tudeng siis tegi oma kursuse töö Lohusuu kalmistul asuvast tervendavast kivist, mida kasutasid varasemalt just vana veneusulised. Ja imekombel see kivi on säilinud ja seal praegugi käiakse tervendamas. Lohusuus, jah? Jah. Muide, kui me siin mainisime rannarootslasi, mulle kargas pähe, et Haapsalus tehti Rannarootsi keskus Tammikusse. Kas see oli ka pühapaik? Seal võeti tohutult puid maha. Kindlaid andmeid selle pühaduse kohta ei ole, et on võimalik, et ei saa välistada, et sellised ebamäärased andmed. Ja ma tean, et kohalikud inimesed ka seisid selle ehituse vastu, üritasid neid tammesid seal kaitsta, et nende jaoks oli see koht oluline. Ja siin me jõuamegi selleni, et meil on ajaloolised pühapaigad, millel on pärandiväärtus, mida ei ole võimalik osta ega uuesti luua, mis on või ei ole. Ja on olemas ka pühad paigad, sest see pühapaigad kui nähtus on elav kultuuri osa ja niimoodi meil luuakse ka uusi hiiepaiku, uusi pühikive, uusi talupühapaiku. Üks tuntumaid on meil ju Jõgevamaal Kassinurme hiis, Kassinurme linnuse kõrval 90. aastatel asutatud hiiepaik, mida väga paljud eestlased on külastanud ja mis on üks täiesti kena kohake, aga mis on teadaolevalt uus pühapaik. No Urmas Sõõrumaa, kes on käinud siin samas saates, on ka kirjeldanud, kuidas ta rajab tammikut ja teatud põhimõtete järgi, nii et ma arvan, et see on ka võimalik ühel hetkel midagi niisugust luua. Aga nüüd hiitemaja ei tegele mitte ainult selle kuvavõistlusega, vaid teil on ikkagi päris rikkalik tegevus, on üritusi, mida te korraldate. Te annate välja hiiekalendrit ja mul on siin värske hiiekalender käepärast, mida ma võin siis kohe näidata, ma näitan seda kaamerasse. Iga aasta tuleb teil välja uus kalender ja nende kalendrite puhul on see huvitav asi, et siin on ka väljavalik iga kuu olulisematest rahva usundiga seotud tähtpäevadest. Looduslikud pühapaigad ei ole eraldiseisev nähtus, nad on seotud rahvakultuuri erinevate
valdkondadega ja teemadega ja niimoodi ka siis rahvakalender ja pühapaigad, et seal on oluline puutumus, et paljudel või mitmetel vanadel tähtpäevadel on käidud hiites või teistes pühapaikades ja et neil nagu see nimigi ütleb, et püha, eks ole, et rahvakalendri püha ja siis meil on pühad paigad, et see püha kui selline on rahvakultuuri üks väga vana nähtusi. Ja seda kalendrit on võimalik nüüd soetada, on ka müügil eri pool ja siin on koos tavakalender, kalendaarium, siis rahvakalendri tähtpäevade valik ja ka Eesti vana sirvikalender, mida vanasti lõigati laudade peale ja mida nüüd tänapäeval siis saab lugeda mugavalt trükikalendrist. Ja siin on loomulikult siis looduslike pühapaikade fotod, tänavu Kairi Kalmani autori fotod ja kalendri sabas. Korralikus kalendris on alati ka saba, eks ole, et see on juba vanast ajast peale. Et nii ka meil on olemas siis selgitused, et mis need pühapaigad on, millised on need head tavad, et mis on pühade mõte ja eesmärk ja ka õpetused, kuidas seda sirvikalendrit lugeda. Aga hiitemaja, meie peamine ülesanne on ikkagi looduslike pühapaikade uurimine ja tutvustamine. Me jõudumööda siis kaardistame pühapaiku, uurime neid, kanname looduslike pühapaikade kaardile, mida haldame ja siis nõustamine ja teavitamine on nagu teine oluline suund, et olgu siis riigiasutused, omavalitsused, maaomanikud, metsaomanikud, et ka neid püüame jõudumööda teavitada. Ja tänate välja ka aasta hiiesõbra tiitlit, kelleks sellel aastal oli Rootsi Mõtsakunna Lätte kohukond, kes on siis ühe allika, nagu ma aru saan, puhastanud, korrastanud ja teinud hästi juurdepääsetavaks. Aasta hiiesõber on nüüd siis juba 18. kord välja kuulutatud. Ja selle tiitli saab siis inimene või kogukond või keegi, kes on midagi erakordset ühe või paljude pühapaikade heaks teinud. Ja tänavu siis nüüd tõesti, see on Valga maakonnas, küll ajalooline Võrumaa, Hargla ja Karula Kehelkonna piiril. Seal on üks Rootsi Mõtsakunna Lätte kauges paksus laanes. Ja selgus, et seal on hulk inimesi paljudest erinevatest küladest, keda see allikas koondab. See on täiesti mitteametlik, mitteformaalne, aga nagu päris rohujuure tasandil. Ja need inimesed armastavad seda allikat, nad vajavad, nad on teinud selle korda, hooldavad, käivad seal, käivad ka laulmas näiteks. Et hiieväe sündmus, mis hiljuti Tartus toimus ja kus ka hiiesõber välja kuulutati, siis kogukonna esindajate seas oli ka üks väike tüdruk ja kui temalt küsiti, et mis sulle seal meeldib, siis ta ütleb, et veevõlin ja laulmas meeldib seal käia. Et selle hiiesõbra eesmärk on siis esiteks, et tänada selliseid hiiesõpru ja teiseks tuua ka Eesti avalikkusele eeskujuks ja nüüd Postimehe TV saade käimas olev praegune on suurepärane võimalus ka neid tunnustada ja eeskujuks tuua. Ja muidugi, aga seda te olete andnud ka välja seda tiitlit ikkagi aastaid juba, et 2016 saite ise selle tiitliga hiiesõber. Paraku jah, et pooleldi vastu tahtmist pidin selle vastu võtma, aga Rein Maran näiteks on saanud selle oma hiite filmide eest, Marju Kõivupuu ristipuude kaardistamise alustamise eest, Jüri Metsalu folklorist, kes on Harjumaal looduslikke pühapaiku palju kaardistanud, aga ka hiiepaikade kaitsjad, mitmed, Jaanus Hiis siin Harjumaal. See on nii huvitav, et ma olen sageli vaadanud, et inimene kannab nime, mis on seotud valdkonnaga või huviga, huvialaga, millega ta tegeleb. Jaanus Hiis tegeleb hiitega. Et Jaanus Hiis, jah, ka hiiesõber kahjuks lahkunud jällegi meie hulgast. Aga Eestis on inimesi, kelle perekonna nimes on Hiis või Hiiemägi või Hiieväli, need on üle 1000. Et see on nüüd jällegi üks Eesti rahvakultuuri nähtusi, et me perekonniti oleme saanud oma nimed ühest või teisest hiiepaigast. Või mõned Salumäed, mis on pühaks peetud, et ka selle nimelisi inimesi on või Annemäe nimelised, näiteks Setomaa Annemäe juurest pärit.
et looduslikud pühapaigad on meie kaasaegsele kultuurile ja ühiskonnale avaldanud lugematult palju erinevat mõju ja see avaldub nimedes, kunstis, kirjanduses, luules, ka õiguses, ka Riigikohus on pidanud tegelema looduslike pühapaikadega. Et see nähtus on väga aktuaalne ja tänapäeval ka oluline ning seda näitavad ka jällegi mitmed uuringud, et viimati nüüd 2014 küsiti inimestelt, et mida nad arvavad pühapaikade kaitsest ja 84% Eesti elanikkonnast, mitte ainult eestikeelsed, vaid Eesti elanikkonna läbilõige, leidis, et pühapaikade kaitse, looduslike pühapaikade kaitse on tähtis või väga tähtis. Meie saade läheneb lõpule, aga ma tulen tagasi korraks veel ühe teema juurde, mida me pisut käsitlesime saates ja see on see, kui palju looduslik pühapaik kujuneb ise, kui palju kujundab teda inimene. Ja ma olen ise seotud Unipiha mõisapargiga, mis on kahtlemata inimese kujundatud. Aga mida ma olen tähele pannud on see, et pööripäeval, suvisel pööripäeval päike loojub allee lõpus, mis minu arvates ei saa olla juhuslik. Ja kui see on nii planeeritud, siis on see märk ka ikkagi inimeste loodustunnetusest, kes kunagi selle pargi rajasid 100 aastaid tagasi. Mis igal juhul on vägev värk. Paljud vanad mõisad on ju rajatud allikate lähedale või ka hiiekohtadesse või hiiepaikade lähedale ja arvestanud ka keskkonda ja loomulikult, et oma ilumeel ja vajadus ja harmoonia järele oli ka neil inimestel, kes mõisates toimetasid. Aga see ikkagi ei pruugi olla looduslik pühapaik. Pigem looduslik pühapaik on see, mis kujundab ja loob ennast ise. Vähese inimsekkumisega. Et neid paiku, mida inimene loob ja mis on väga kaunid, kõiksugused pargid, puistud, haljasalad, et see on üks teema ja teine teema on siis see, mida loob loodus ja mida inimene peab pühaks. Et seal on sarnasusi ja kokkupuuteid, et mõnikord ka mõisapark võib olla hiiekohas, aga need on nagu siis kaks erinevat maailma ja pühapaikade suurim väärtus ongi see, et me läheme kuskile, mida inimene pole loonud ja kujundanud, vaid mis on loodusjõudude loodud ja me saame nagu siis inimesena tunnetada midagi endast suuremat ja põlisemat, midagi igavikulist. Jah, see on see, mis annab meile sidet loodusega ja aitab meil hakkama saada võib-olla igapäevaelu tühiste asjadega. Kui me tunnetame seda, mis on olnud enne meid ja jääb ka peale meid ja mis on igati meid meie elus toetav. Aga aitäh, Ahto Kaasik, selle suurepärase vestluse eest. Aitäh kutsumast. Ja selline oli Raudsaare dialoogide uus saade, nii et kõnelesime looduslikest pühapaikadest, aga ega siis looduslikud pühapaigad ei saa olla ilma inimeseta. Üksnes minge ja vaadake neid ja tundke ennast seal hästi ja olge siis lugupidavad nende kohtade suhtes. Aga selline oli meie tänane saade. Olge terved, kõike paremat teile!